Hei aiasõbrad! Sellel korral mõtlesin, et teeme juttu viinapuude sidumisest ja kujundamisest. Kuna see teema on just üks teemadest, mis on järgemööda ikkagi läbi käinud aiaelu ja viinapuude kasvatamise Facebooki gruppidest, seda on ka meie siis Rohelise Maja Facebooki kaudu küsitud otse ja mõtlesime, et anname siis nõu. Ei hakka õpetama, selleks mul ikkagi pädevus täna puudub, aga anname nõu enda kogemuste pinnalt, mismoodi midagi teha ja millist siis kujundusviisi eelistada. Aga lähme teema juurde. Kui me siin ennem rääkisimegi sellest, et räägime täna sellest, et millist sidumisviisi meie siin siis eelistame või tänaseks eelistame, ehk oleme jõudnud siis selleni läbi oma katsetuste, et mis siis oleks nagu kõige parem, siis just seesama valearkaadia sidumine võikski olla see, millega ma täna seoks kõik oma viinapuud. Olgu siis selleks kasvuhoones või kasvuhoonest väljas. Küll me hetkel veel ei kasvata õues ühtegi viinapuud, võib-olla siis tulevikus jõuame sinna, kuid hetkel on selline plaan, et siin kasvuhoones peaks kasvama 4 erinevat siis sorti. Ja meil ongi istutatud 4 sorti, aga 4. oli Svensson Red, mis sai siis eelmine suve lõpp, sügis algus istutatud ja tema on siis alles selles järgus, mis siis kasvatab meil põhioksi. Ja natuke aja pärast ka jõuame temani. Aga siin konkreetselt siis selle valearkaadia peal ongi näha, et eelistan siis kasvatada selliselt või siduda, kujundada selliselt, et põhiväädid sellise vastupidise painde suunata siis paremale liini peale. Tegelikult ei ole ju tähtsus, kas vasakule või paremale, aga ühte suunas. Ja see paine siis vastupidises suunas. Ja see paine vastupidises suunas just sellepärast, et see võimaldab siis kergemalt seda põhioksa maha väänata. Kas siis talvel katmiseks, enamasti talvel katmiseks, või siis ka üldse uuesti trossile sidumiseks. Ja siin 2 posti vahe, kohe näitan teile, 2 posti vahe, kuhu meil siis taim on planeeritud, on kokku 2 meetrit. See on siis, üldiselt see üks kandeoks teeb natuke rohkem kui üle 10, see põhioks teeb üle 10 kandeoksa endale. Hetkel siin on nad põhiväädid on noored, ehk nende jaoks see 10 on ka natuke palju, aga samas nad ei ole ka täna sellise suurusega, et siin on konkreetselt ka ülemistest põhiokstest üks on selline, mis peaaegu vist kas tal on 3 kandeoksa äkki küljes, ehk ta oli nii peen, et ta ei elanud seda talve üle, kuivas ära, ehk siis temale me kasvatame siis ühest kandeoksast, otsmisest kandeoksast tugevamast kasvatame ka pikenduse. Ehk siis põhivääte saabki sellisel kujul pikendada. Et ma võtan kaamera statiivilt maha ja lähme vaatame koos seda oksa, siis saate aru, kuidas põhioksi kujundada ja nii-öelda pikendada vajadusel järgnevatel aastatel. Siin on siis põhioks, nagu ma ütlesin, ülemisel liinil. See antud oks tegelikkuses ongi kuivanud, ta on hästi peen, temast väga palju ei elanud ja see on tegelikult täiesti realistlik, et sellised kandeoksad väga pikalt, kuna ta on väga pikalt kasvatatud, siis üle nad seda nii-öelda ei ela või talve või kuivavad ära, ehk siis teatud maani jäävad ellu. Ehk siin see kandeoks, tema esimene pung, mis tärkas, on siin. Ja nagu näha, siis ta on ka üsna tugev.
et sellest oksast saab tegelikult väga hästi kasvatada juba põhioksa pikendust. Ehk siis mul ongi selline plaan, et hilissügisel, ütleme novembrikuus, kui tagasi lõigatakse kandeoksad, ehk siis me lõikame kõik ülejäänud kandeoksad ära, siis põhiväädi pikenduse me jätame alles ja väänamegi ära, ehk siis sügisel saab ka selle oksa siit kuskilt tagasi lõigata juba ära, lihtsalt lõikame ta läbi ja jätamegi selle oksa nagu pikenduseks. Ja tegelikult sisuliselt, kui siit lähedamalt lõigata, kui ta on juba kuivanud, siis väikese otsa jätan veel kontrolliks, et see edasi kuivamine ei kanduks sellele pikendusele. Siis ta puitub nagu üheks pikaks põhiväädiks ja järgmine aasta juba tema pungadest tulevad kandeoksad. Et samamoodi vaatan üle ka teised põhiväädid, kas mõnda on vaja pikendada või mitte. Küll aga on juttu olnud, ka kirjanduses vastavas on juttu olnud, et ühel põhiväädil või põhioksal võiks olla selline 10 kandeoksa, kasvatada 10 kandeoksa, siis kui meil siin hakkad lugema, ega ta enam-vähem nii ka on. Aga tegelikult olen näinud ise näiteks Inglismaal, kus kasvatatakse ka põhivääte 10 meetrit pluss pikkuses, et on küll aastate pikkune kasvatamine, sest seal on vaja oodata selle põhiväädi paksenemist, jämenemist, siis ideaalis, seal on küll leebemad talved, aga ideaalis on võimalik kasvatada see põhivääti päris pikaks ja nii, et ikkagi ilusti kasvatab kandeoksi. Ja ega see kliima mõjutab eelkõige pungade tärkamisel, ehk siis öökülmad võivad need varajased pungad ära võtta, et siin on see oht. Ja kui see on kaetud see põhioks, siis need pungad nii kiiresti ei tärka, ehk siin katmisel on omad võlud. Mitte ainult külmumine otseses mõttes läbikülmumise mõistes, aga ka see, et pungad ei tärkaks nii kiiresti ja annaks selle võimaluse oodata nii-öelda mahlade liikumisel. Inglismaal on siis kliima lihtsalt mõistlikum, leebem, seal see on väiksem see probleem. Küll aga meil otseselt ei ole siiamaani ühtegi sellist probleemi endal olnud. Iga aasta olen siiski mina katnud neid, kuigi selja taga olev Kuzminski siini seda otseselt ei vaja ja võimalik, et nüüd on paljud põhiväädid nii palju paksenenud, et sellel aastal äkki jätan isegi trossidele. Kohe vaatame ka seda Kuzminski siini sidumisviisi. Aga kuna ma ise selle pealt olen nii-öelda ära liikunud ja ei toeta sellist sidumist enam, siis ma kohe alguses seda ei näitaks. Aga ma parem liiguksin siit kohe esimese aasta või sellise esimese aasta nii-öelda taime peale, Svensson Reedi peale, millega ma saame kõige paremini just neid suunata, kes siis on ise alustamas viinapuude kasvatamist või viinamarjade kasvatamist, kuidas keegi tahab võtta. Et siin on näha siis Svensson Reedi. Svensson Reedi, nagu ma ütlesin, me ostsime eelmine aasta suht suve lõpus, sügise alguses istutasime siia. Ta ei jõudnud kasvatada väga suuri kasve. Meil on paar eelmist videolugu näha ka, mis staadiumist oli sügisel ja siis kevadel. Ehk siis ta tegelikult kasvatas sellest esimesest trossist, ütleme poole esimese teist trossi vahel kuskil siiamaani kasvatas ta eelmine aasta oma kasvud. Need me siis päris rohtsama lõikasin tagasi sügisel. Jätsin sellised kuni trossi pikkused väädiotsad. Küll nad talve siis ära ei elanud, eeldasin ka, et ta ilmselt ei ela, et alumistest pungadest avab siis uued võrsed. Ja nii juhtuski, et
ta avas siin päris üsna alumistest pungadest tegelikult uued võrsed ja täna või praegu see hooaeg ongi meie roll kasvatada talle uued tugevad põhiväädid ehk need võrsed, ma loodan ise, et kasvavad piisavalt jämedad, tugevad ja puituvad ka ära siis vähemalt poolest saadik. Hetkel on nad tegelikult, need oksad ise on kasvanud päris korralikult, päris kõrgust on päris korralikult. Ei saa midagi öelda. Aga oluline on tegelikult just see puitumine, sügisene puitumine. Viinamarja üldiselt istutatakse sügavamale, ehk siis see istik istutatakse mingi 5-10 sentimeetrit minu teada sügavamale. Et me oleme ka nii teinud. Esimesel aastal, kui te selle Vale-Arkadia pool nägid seda painet, siis esimesel aastal loomulikult mingit painet siin ei ole. Nii nagu nad siit maa seest välja tulevad, nii nad tulevad. Järgmisel aastal, siis juba tegelikult sügisel, kui ma nad maha painutan, need katte, siis sellel momendil ma tekitan väikese painde, aga sügisel sellise rohtse oksa painutamisel peab olema selles mõttes ettevaatlik, et vaatama, et ta siit välja ei murduks. Sest et see rohtne osa on nagu pehmem kindlasti kui puitunud. Aga ja kui ma saan teda ilusti maha painutada, siis ma väga suurt painet ei tekita, vaid õige painde, vastupidise painde ma tekitan kevadel. Sidudes nad siis ilmselt ühe esimese trossi külge siia ja teise trossi külge teise. Et ma veel vaatan võib-olla ka mõlemad esimese trossi külge. Vale-Arkadial, nagu nägite, oli ühe trossi külge seotud kaks põhiväeti või põhioksa. Just, ma arvan, et kodukasvatajal on see okei. Olen küll kuulnud sellisi soovitusi jätta üks, aga ma arvan, et kodukasvatajal on saaki saab selles mõttes rohkem, et kaks põhitüve annavad kindlasti või võimaldavad kasvatada rohkem viljaoksi, kandeoksi. Ja see mass ei lähe nii tihedaks, kuna kui sa kasvatad, ma ei tea, 4, võib-olla isegi kuni 10, sa jõuad käsitsi üle käia, harvendada, suvist lõikust teha ja see ei ole nii probleem, et pigem kui sa kasvatad nagu, ma ei tea, tööstuslikult müügiks, siis sa ei jõua võib-olla sellest taimest nii palju üle käia, ja võivad tekkida niisugusest umpsusest sellised erinevad haigused taimedel. Aga see on minu eeldus, mina olen kasvatanud selliselt nüüd 4 aastat, praegu 5 aastat. Ehk siis endal probleemi pole olnud ja jätkan ikkagi selliselt ka edasi kasvatamist. Aga kuna see konkreetne Svensson Red siin on kasvatanud lihtsalt 2 esialgu oksa, siis tuleb nüüd 2 oksaga hakkama saada. Kui nüüd üldse rääkida veel kujundamismeetoditest, siis neid on mitmeid, et osa kasvatab siis kasvuhoones ka seda nii-öelda vertikaalselt, aga mina sellisel juhul ka kasvataksin teda mõnes mõttes nagu horisontaalselt, aga lihtsalt ülespoole kitsamalt ja mitme tasandiga. Ehk siis sarnaselt nagu meil on siin ees jooksev põhioks, siis sellel põhioksal nii-öelda teise aasta oksalt, ehk siis näiteks kui ma see aasta sooviks seda kasvatada vertikaalselt kompaktsena ühes kasvuhoone nurgas, siis ma kasvataksingi selliselt, et laseksin põhioksa näiteks ala meetri pikkuseks, mis tähendab seda, et just horisontaalse osa, ehk selle osa, mis kasvatab 5, 6, 7 kandeoksa, seda, ehk siis sellist kandeoksa. Ehk siis, ja siis valiksin välja tugevaima
ilmselt siis ongi üles liikuva põhioksa pealt tugevama oksa, kas näiteks sellel konkreetsel tüvel siit või siis sellel väedil näiteks see oks ja sellega jätkaksin ja tekitaksin sellest uue kõrgema kihi. Ehk siis viiksingi selle siit omakorda paindesse kõrgemalt ja tekitaksin nii-öelda kolm tasandit võib-olla. Üks tasand siin, teine tasand siin ja siis kui vaja isegi kolmas tasand, oleneb kui kõrge kasvuhoone siis on kellelgi. Et sellisel juhul jätaksingi kolme tasandiga, aga a la meeter, ehk siis horisontaalselt kasvavad viljakande oksad on kindlasti igal juhul tugevamad kui see, et tal tuleb siis vertikaalsest põhioksast kasvab ta horisontaalselt välja, see horisontaalne kasv igasugustel taimedel alati pärsib kasvu. Ehk siis kui te kasvatate ka asendusoksi, siis need alati peab hoidma püsti, mitte hakkama horisontaalist teda ette kasvatama. Siis nad tulevad sellised tugevamad, kõrgemad, paremini puituvad sügise poole, suve lõpu poole ja saab asja, et pigem selliselt või siis kui on maa seest ikkagi välja kasvamas mitu põhiväeti või põhitüve, siis võib ka igast sellest põhitüvest lihtsalt erinevale kõrgusele kasvatada erineva sellise astme. Esimene aste, nagu meil on esimesel trossil, siis teise astme ja siis ala kas või kolmanda astme, et oleneb kasvuhoone kõrgusest jällegi. Sellisel juhul võib küll täitsa vabalt kasvatada ka vertikaalis. Kui me vaatamegi meie esimesi viinapuid meie kasvuhoones, üldse esimesi viinapuid, siis siin ees te näete Kusminski siineid, mille vasakul küljel on tegelikult ka Somerset. Hiljem viskame sinna pilgu peale. Siis Kusminski siini puhul algselt me uurisime erinevat materjali. Nii YouTube'ist alates kui ka igasugust kirjandust, kaasa arvatud Eesti oma. Siis sai sealt läbi selle nagu kombineeritult enda jaoks välja mõeldud selline sidumisviis, mille poolest on, igal sidumisviisil on oma head ja oma vead. Antud juhul siis sellel sidumisviisil ongi see miinuseks, et need põhiväädid on risti-rästi. Et kui neid peaks hakkama talveks katma ja siiamaani me oleme tegelikult katnud, siis neid on väga kehva maha painutada. Küll ilmselt need paksemad juba elaksid ilusti üle ka talve, aga see kevadine kasvuhoone soojuse paneb suht kiiresti mahlad liikuma ja öökülmad on sellised salakavalad, mis võivad värsketele võrsetele nagu liiga teha. Et tegelikult see aasta ka ta tegigi mõned võrsed, vist eriti Somersetil, kui ma ei eksi, said kannatada. Kuigi kasvuhoone on üsna soe, ei ole ta ikkagi see garantii varakevadel, et see kasvuhoonesse ei jõua. Et põhimõtteliselt oksade nii-öelda talveks katmine ei ole ainult see, et hoiab mingit soojust kinni või külma kinni, ta hoiab ka mõnes mõttes soojust kinni, ehk siis ta ei lase pungadel liiga kiiresti tärgata, et hoiab neid nagu seda viinapuud ise nagu uinu staadiumis. Loomulikult seda siis mingisuguse maani, et tuleb jälgida, et need oksad ja pungad ei läheks ka auduma selle talvekatte sees. Eks see on seesama talvekatte, mis on siin näha mulchi kihina. Üldiselt jaotan selle talvekatte siia mulchiks laiali, et piiramatus koguses loomulikult mitte jaganda mujale, et see ei ole nüüd see. See on üks esimese aasta talvekatted siia jäetud mulchiks, aga väga hea. Hoiab ära kõik umbrohu siin. Kõik enam-vähem tähendab. Mõned üksikud ikka tekivad. Selle sidumisstiili eeliseks on aga see, et taim asub keskel. Mõlemas posti suunas, nii paremale kui vasakule on 1 meeter, mis tähendab seda, et see oks peab olema ise siukene 150 centimeetrit, maksimum 120 võib olla seal keskmiselt, ehk selle painde tekitamiseks.
ja üldiselt see meetri peale enam-vähem ju taim mahutabki ära üks 10 viljaoksa või kandeoksa. Ehk siis selles suhtes on hea, et ta nagu ei ka koorma koheselt noorest peast seda viljaoksa või taime üle. Kui Kuzminskil on see 2 meetrit, siis sinna läheb ikka 15–20 viljaoksa, mis vajab juba sellist tugevamat põhiväeti. Peenem oksa peal kindlasti nii palju endale kasvatada ei saa. Aga põhiväädid võivad tegelikult aja jooksul aastatega pakseneda ja tegelikult neid saab ka väga pikaks kasvatada, ei ole piiranguid. Nagu ma ennem ka rääkisin, siis Inglismaal olen näinud, kus Inglismaal kasvatatud viinapuud kasvuhoones on see põhiväet üks ainus ja väga-väga pikk. Vaatad 10 meetrit võib-olla isegi peale, et see on nii ja naa. Küll aga endal kasvuhoones ei soovi nii suurt, ei ole eesmärkigi, kuna pigem on soov maitsta, kasvatada erinevaid sorte. Iseenda kasvuhoonesse olemegi valinud 4 taime. Kuzminski siini siis sinine. Somerset on siis nii-öelda roosa. Siis Arkadia oli küll mõeldud see nii-öelda roheline, aga nüüd see vale Arkadia on pigem sükene rohekas kollane. Ja Svensson Red peaks olema see lilla, aga seda me pole veel näinud, aga ta peaks olema selline tugevam lilla tooni. Mari. Ja loomulikult selle sees siis oleme vaadanud ka natukene valmimisaegasid. Kuna nüüd selle vale Arkaadiaga ei teagi, siis millal see valmimisaeg on. Küll aga otsisime Svensson Redi ja Arkadia puhul seda, et nad valmiksid natukene hiljem kui Somerset või Kuzminski. Kuzminski siini puhul saab öelda küll seda, et kui täna näete esimesena värmumas just neid, siis tegelikkuses valmivad kiiremini ja värvub hästi kiiresti just Somerset. Somerset praegult on küll peaaegu, et selline kollakas, rohekas. Siis kui tema hakkab küpsema, siis ta värvub hästi kiiresti roosaks ja küpseb ka samal ajal hästi kiiresti ära. Kuzminski puhul on see, et ta võib täiesti üleni sinist värvi juba olla. Aga tal marjamahl on veel tükk aega selline hapukas, tugevalt isegi hapukas. Happeline selline. Aga samas, kui ta valmib, siis ta on pikema valmimisega, valmib enam-vähem siis, kui Somerset tavaliselt meie pere poolt on juba enam-vähem ära söödud. Aga siis ta on väga hea. Kui marjasuhkur saab nii-öelda valmis, siis ta on väga hea. Siis ta on puhastas serdikas, et pole küsimustki. Lihtsalt ta tuleb see aega ära oodata. Mis on siis, me oleme ise neid korjanud ka nii-öelda lühiajaliselt säilitanud ka külmkapis. Lühiajaline on võib-olla isegi mõned nädalad. Kuna tegelikult, kui nad on valmis, siis nad hakkavad eritama sellist magusat lõhna ja meelitavad erilased kohale, et sellega peab arvestama, et kas siis vaatama see aasta mingit putukavõrku siia uksele, akendele ette või lausa siia põõsaste peale, aga erilased 1 aasta tegid päris palju ka tegelikult kahju. Et pidimegi kiiruse peale välja korjama. Aga vaatame nüüd ka korraks Somerseti. Nagu näete, siis Somerset on jätkuvalt veel selline roheline, rohekas kollane, mõni üksik mari kumab oma sellist tooni muutust võib-olla, ehk siis lähevad selliseks kollakaks juba. Tuleb selline kollakas roosa toon peale. Ehk siis ilmselt ta värvub juba või esimesi sellisi toone näitab juba järgmiseks nädalaks. Ja edasi läheb juba küpsemiseks. Sellel Somersetil vahetasime välja siis see aasta ka mõned põhiväädid või põhioksad. Ehk samamoodi puhtalt sellepärast, et me siiamaani painutame nad talveks maha ja katame. 2 põhiväeti on saanud siis, olid täiesti ära lõigatud, eelmine aasta ei õnnestunud ka neile asendusoksi kasvatada, aga ma vaatan, et see on see aasta tekitanud hoopis
palju tugevama, suurema kandeoksa, mille siis saamegi jätta järgmise aasta põhiväediks nii-öelda asendusoksana. Et ma näitan ka teile seda kohe. See oks tegelikult oli, nagu näete, siit tagasi lõigatud. Ja siit ühest tuimast pungast siis ta tekitas see aasta endale kasvu ja see on tõsiselt jämedaks. Sellest tuleb päris korralik asendusoks tegelikult, sest on väiksemast näpu jämeduna põhimõtteliselt. Ja usun, et see juba järgmine aasta on päris korralik põhiväet, mis siis ka kindlasti kannab või kasvatab korralikult kandeoksad. Et meil samamoodi üks teine oks, millel küll on veel üks siin kõrval, üks põhioks veel vana olemas, on kasvatanud samamoodi siit alt tagasi lõigatud oksast korraliku oksa väedi, mille ilmselt saab ka jätta see aasta siis asendusoksaks. Eks vaatab, kuidas siin nad üldises muljes on sügisel tagasi lõigates. Ja siis otsustab ära. Ja siin on ka näha, et sellisel jämedal kandeoksal on Somerseti tari on päris korralik. Et kui muidu see Somerseti tari on sükene väiksema poolsem, ikkagi pikem väiksema poolsem ja mari on sükene väike, siis see aasta tegelikult üldse on päris korralikud tarjad ja marjad. Selline selle korra videolugu sai sidumisest ja kujundamisest. Ma loodan, et sellest loost on eelkõige abi siis neile, kes on just alustamas oma viinapuu või viinapuude kasvatamisega ja vajasid siis tuge nii-öelda selle stardiga. Ehk siis, kui meie umbes 5 aastat tagasi alustasime, siis ma pidin päris palju materjali läbi vaatama, lugema, et üldse aru saada. Külastasime ka mõnda viinamarja kasvatusega tegelevad ettevõtet, näiteks ka Roogu all käisime, kuid sealsed suured kasvuhooned ei andnud väga head aimu võib-olla sellele, mida siis oma sellises kodukasvuhoones teha saab. Sai otsitud ka väga palju materjali YouTube'ist, aga Eesti oludega kohandumine on selline nii ja naa, ütleme. Et pigem sellist head materjali ei leidnud, aga sai siis kohandatud, katsetatud, nagu ikka hobiainnikele kohaselt. Täna mõtlesin, et natukene jagan oma kogemusi ja vaatame koos, kuidas siis, kuhu maani me oleme jõudnud, millist nii-öelda sidumisse või kujundamisse stiili ka meie siin nüüd tänaseks eelistame. Aga ega muud midagi. Kui teile lugu meeldis, lisake meeldib, kui on lisaküsimusi, siis lisage need kommentaaridesse või meie Facebooki lehele. Püüan nendele vastata või nõu anda ja näeme juba siis järgmistes lugudes.